noored, lapsed, emad, isad, vanemad, vanaisad, rõõm on teid siin kohata sedapuhku siis Mustamäe linnaosas 11. korda. Ja see on ilus traditsioon, nii-öelda rahvakalendri järgi on talihärjapäev möödas, algab talve valgem ja külmem periood. Külma kohta ma oska öelda, et temperatuur on paras, aga valgem periood algab külm ja seda juba mõne hetke pärast, aga ma palun see koostöö Mustamäe linnaosa valitsuse ja Valgusfestivali vahel on juba aastate pikkune ja tegemist on tule ja jääpeoga ja et see avada, palun siia siis kõigepealt Mustamäe linnaosa vanema Helle Kalda. Ma palun aplaus ja halduskogu esimees Igor Kravtšenko. Ma palun aplaus. Tere õhtust, kallid sõbrad. Mul on suur au avada 2003. aasta Mustamäe valgusfestival. Jah, see toimub 11. korda ja seda on meil alati teinud ja partneriks olnud mittetulundusühing Õhk, valgus ja tuli. Nende eesosas on Indrek Leht ja tema meeskond pakub meile täna võrratuid tiramusi. See üritus on avaüritus meil Mustamäel selleks, et alustada kogu aasta tegusaid ja väga huvitavaid üritusi. Olgu avatud veel kord Mustamäe valgusfestival 2013. Добрый вечер, дорогие друзья! Спасибо огромное участникам, спасибо огромное вам, дорогие зрители, что вы не испугались этого мороза. Пришли на мероприятие, традиция которого насчитывает 11 лет, происходит оно с 2003 года. Я думаю, что городские власти сделают все от себя зависящее, чтобы традиция продолжалась. А с нашей стороны хочу предложить, если среди вас есть группа единомышленников, дайте о себе знать районную управу и приходите в следующем году уже не в качестве зрителей, а в качестве участников. Хорошего вам всего в наступившем году. Спасибо. No nii, avasõnad on öeldud ja nüüd läheme siis salapärase alguse juurde. Ma palun kõigepealt siia esinejad ja trommidel selline kooslus nagu Drumlab. Ma palun aplaus! Ja nad ei ole siin üksi, on ka tulejumalannad. See on siis Viljandi Drumlab. Mitte lihtsalt Drumlab, aga on ka meil siin tulejumalannad ja nendeks on Dragonels. Ma palun aplaus!
tuli tramlaad ja esimesena siis sai tuld Tallinna Saksa gümnaasiumi töö ja tuleskulptuuri töö pealkirjaks Papüüruse tuletorn. Töö autoriteks Mariann Vaga, Kaimar Kõlli, Anett Aleksandra Tamm, Gert Gregor Kello, Ann Kiirik ja Marina Vaga. Ja ennäe, on ka teine veel sinna tuld saanud ja see töö on Mustamäe avatud noortekeskuse töö ja see on Visa tuletorn. Visa torn, aga meil on tuli otsas. Töö autoriteks on Rasmus Alter, Kristjan Ivanov, Kaspar Sepp, Jan-Erik Rand-Heiding, Tõnis Härma, Karl Kask. Siinkohal ütlen ära ka, et žürii on 4-liikmeline. Mustamäe linnaosa vanem Helle Kalda, Valgusfestivali peakorraldaja Indrek Lett, Mustamäe avatud noortekeskuse asejuhataja Julia Tiino Andreeva ja Mustamäe halduskogu esimees Igor Kravtšenko. Tuleskulptuuridest süttib meil Eiffeli torn ja selle valmistasid Tallinna 53. keskkooli töökad noored Dmitri Siguljev, Ramis Altasov, Igor Fatkov, Maksim Pruskov.
esitatud Mustamäe avatud noortekeskuse ja Tallinna 21. keskkooli noorte poolt ja selleks on tuleviku maailma ime. Ja autoriteks on Krislin Lind, Doris Kendaru, Johan Pajupuu, Norbert Kats, Kristjan Vard ja Epp Leikov. Tuleviku maailma ime. Jäänud on viimane tuleskulptuur ja selle on valmistanud Tallinna 37. keskkooli noored ja töö autoriteks on Piret Sepp, Johanna Reinas ja Janar Eenloo ja tuleskulptuuri töö pealkiri on Lunastaja Kristuse kuju.
see on see kohi, mis on üks suurimaid. 3060, mis kõik siia on kokku toodud. See on hiiglaslik hunnik ja selle siis süütavad Igor Kaupšeko ja Helle Kalda. Ma palun aplaus, bravo! Trummidel Viljandi poisid, Jamrad! On ka jää. Ja jää on juba järgmisel pühapäeval Snee-tiigi ääres Toompargis. See on aastatepikkune traditsioon. Ja seal on liuväljad, jääskulptuurid. Olete sinna oodatud. Samuti jääpidu jätkub 10. veebruaril Kadrioru pargis. 10. veebruaril Kadrioru pargis. Seal on Eesti skulptorite tööd, skulptorid Egiptusest. Märgin ära sümbolid, maa, õhtuline vesi ja maa-aasta on tulemas. On ka Mao skulptuur. Aga mitte ainult jääskulptuurid ei kaunista järgmise nädalavahetuse tiigiäärset Toomparki, vaid ka see on lumelinn, nii et olete kõik oodatud. Tule ja jääpidu jätkub.
No nii, aga nagu lubatud, žürii on oma kokkuvõtted teinud ja Helle Kalda on siin ja räägib siis meile, kuidas see otsus tuli, kergelt, raskelt. No näete, kukkuski. Pean ütlema, et väga raske oli teha otsus, sellepärast, et kõik olid ääretult tublid. Ma tänaksin kõiki koore, kes osalesid, kõiki osalejaid, aga kahjuks tuli teha mingi valik ja meiepoolne valik oli algjärgnev. Et 3. koha sai meie avatud noorte keskus, just seesama, mis kukkus praegu maha, see on meie jaoks 3. kohta. Ja tema nimetus oli Liisa Torna. Teise koha sai Saksa gümnaasium ja tema kultuurinimetus oli Papüüruse Tulev torn. Ja esimese koha sai, kurb küll, et see torniga maha võtta ei tahaks, aga ühine seisukoht ja selles osas mingit vaidlust ei olnud, see oli Eifeli torn. Aga ma veel kord ütlen, et kõik osalejad tegid parema, kurb on, et rohkem kohti ei ole, aga suur aitäh teile kõigile. Samuti suur aitäh kogu Mustamäe rahvale, kes sellel aastal olid hästi tublid ja nii palju pole kunagi kuuski kokku toonud kui see aasta. Aga veel kord aitäh teile ja Mustamäe ürituste aasta on alanud.